Juba mõnda aega on poliitilisel maastikul vaetud võimalust anda Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnale suurem uurimispädevus, mis siis peaks võimaldama iseseisvalt teha erinevaid prokuratuuri poolt sanktsioneeritud ja kohtu poolt kinnitatud jälitustegevusi. Need kuriteod siis, kus me kasutame jälitustoiminguid, on ikkagi seotud eelkõige siis sellise konspireeritud ja keerukama osaga siis nii maksukuritegevusest kui ka siis salakaubaveo kuritegevusest. Maksu- ja Tolliameti inimesed selgitasid täna seda vajadust Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni ees. Komisjoni juhi sõnul nõuab see ettepanek laiemat diskussiooni. Ta oli juba sisse kirjutatud seaduse muudatustesse, kuid selliselt seda Riigikokku saata ei soovita. Meie komisjon, mis on järelevalvekomisjon, me osutasime sellele, et tõesti, et tuleb minna nagu tavapärast õigusteed, et see ei olnud hea, et mindi niimoodi teise eelnõu juurde teisel lugemise käigus muudatusettepanekuga, et mõistlik on minna tavapäraselt teed mööda, tehakse ettepanek, analüüsitakse, tullakse, vajadusel tehakse väljatöötamiskavatsus ja sellega tullakse siis, kui saadakse eelnõu valmis, tullakse eraldi eelnõuga. Komisjoni liige keskerakondlane Lauri Laasi on selgelt sellele vastu, et sellist pädevuse laiendust üldse kaaluda. Keskerakond kindlasti ei poolda õiguste laiendamisest just pealtkuulamiste osas. Ma arvan, meil on olemas õigusorganid, kelle pädevuses see on ja iseenesest õiguse saamine pealtkuulamiseks on Eesti riigis päris keeruline ja see loomulikult eeldab ka nii-öelda kohtuliku luba ja kõik nii edasi ja praegu on olemas meil politseiüksused, kaitsepolitsei, kellel need õigused on olemas, taotlusõigused, prokuratuur ja sellisel viisil see tegelikult peakski jääma. Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonnale väljastati eelmisel aastal 300 jälitustoimingu luba. Selles osas peavad nad seda teenust tellima näiteks Politsei- ja Piirivalveametilt. Arvestades, et Maksu- ja Tolliameti jälitusasutusena on ju ka toimetanud kõik need üle 20 aasta, mis ta uurimisasutus on olnud, siis kompetents, kogemus ja oskused on meil tegelikult olemas. Maksu- ja Tolliameti inimeste pädevuses neid toimingud läbi viia keegi ei kahtle. Pigem käib jutt tehnilise võimekuse andmisest, mis nende hinnangul võiks maksma minna esimeses etapis suurusjärgus 200 000 eurot.